Jaan tuleb, teeb ise korda, et ei ole üldse mingit muret. Ma ei oska siin ise midagi teha, et ma arvan, ma hakkab parem minema. Väike vahe update. Auto oli nüüd Slippersis tegemises irus. Tehti siin paar väikest viga veel korda, mis vajasid siin lahendamist. Ja nüüd pikka sõitu polegi. Viin otse auto siit samast Maardusse raketibaasi, kus siis läheb auto rullide peale. Tehakse siis talle selline korralik seade. Ja siis vaatame, kuidas seal läheb, kas kõik peab vastu ja mis numbreid sealt siis tulema hakkab. No Miku, palju tuleb kaalu? Tuleb alla tonni või? 110. Sa käid autost? No. Ühesõnaga, vahepeal käisin Dünos. Düno käis nii kiiresti, et jõudis filmida midagi. Aga 290 hobujõudu ja 420 Newtonit väänet tuli mootorist ja siis hakkas turbo suitsema ja rohkem siis tõmbeid ei teinud. Ja nüüd tulime Mikuga kaaluma. Kaalume Miku ära, siis saab teada. Tuleb olla tonni või? Käisin autot Transpordiametis ette näitamas ja see auto on ametlikult 2.3 turbomootoriga arvel. See on uskumatu lihtsalt. Ma olen nagu nii palju vaeva näinud selle nimel, et siiamaani jõuda. Ja ongi nii. See auto on Opel Ascona B2.3 turbomootoriga ja ilma katalüsaatorita veel passis. Uskumatu. Aga mis vahepeal oli veel, et turbo ju suitses, hakkas Dünos suitsema kõvasti ja sai siis turbol sisu ära vahetatud ja tehtud natukene tuuni seal, et praegu oli siis hetkel turbo õli äravool oli natukene õrnalt külje peale, sai siis turbo see alumine või see keskmine osa siis keeratud alla, et kiiremini läheks siis nagu siis ära minev õli sealt ära, et ei läheks enam läbi siis tihenti suruks seda kuskile väljalaskesse ja suitsu tekitaks. Ja lisaks oli siis mul jooksis ennem oli 90 kraadine nurk, jooksis turuga välja turbo küljest, siis nüüd sai pandud 45 kraadiga, mis teeb ta siis õli äravool kiiremaks ja seega korras.